Ma olen oma elus käinud 3 matusel ja iga kord pärast inimese lahkumist on leinapäev. Paratamatult tekib leinatunnetus, mõeldes, mida need inimesed on teinud. Ma usun, et jüngritel oli sarnane hetk, kui Jeesus oli risti löödud, siis järgmisel päeval oli vaikne, aga samas mõeldi sellele, mida Jeesus tegi. Jüngrid ju teadsid, et Jeesus peab tooma pääste maailmale. Nad ootasid seda päästet, mõni mõtles, et nüüd tuleb see kuningriik, Jeesus tõuseb kuningaks ja me näeme seda, et tegelikult mõned päevad enne tunduski või siis selle nädala algus tunduski see, kui oli palmipuude püha ja Jeesus sõitis linna kuninglikult. Ja nüüd nad nagu pettusid või osa võib-olla pettus, osa mitte, seda ma täpselt ei tea, aga me näeme seda, et tegelikult inimesed ja ka jüngrid sealhulgas ootasid Jeesuse kuningriiki siin maa peal. Tegelikkus on aga see, et Jeesus tõi oma kuningriigi vaimses mõttes. Ja me näeme tihti seda füüsilist enda ümber, mis on, me näeme need inimeste haudasid ja me näeme seda surma ja mõtleme, et nüüd on kõik kadunud. Aga reaalsem kogu sellest füüsilisest maailmast on vaimne maailm. See vaimne maailm, kus Jeesus võitis ära surma. See, kus ta alistas endale surma. Ma tahan sindki täna kutsuda üles võtma üks vaikne aeg. Mõtle sellele, mida Jeesus on sinu elus teinud, kus ta on panustanud. Ja ära otsi neid materiaalseid asju. Eelmine kord ma rääkisin teile sellest Torso Tigerist. Ära otsi neid. Otsi seda, mida ta on teinud su südames. Otsi seda, mida ta on teinud sinu lähedaste elus või sinu peas. Milline on sinu mõtlemine? Ja ma usun, et kui sa palju otsid, siis sa leiad ka seda.